Head vaatajad, head kuulajad, Mehed hakkame elama podcast on koha sisse võtnud. Ma loodan teie südametes samavõrd kui teie teadvuses. Ja täna ei ole ma siin üksi nagu tavaliselt. Aga eriline on see, et mul on külla tulnud Jaak Kilmi. Tere, Jaak! Tere! Ma ei hakka ise sind tutvustama. Kui ma küsin sinu käest, kuidas ise ennast tutvustaksid, siis mis see jutt oleks? Ma olen... paratamatult olen ma filmitegija, eks ju. Ma olen isa, mis minu jaoks on üks kõige tähtsamaid asju. Sest ma endiselt olen, mu noorem poeg on 10-aastane, mis tähendab, et ma saan olla väga aktiivsetel isaga, eks ole. Vanemate tütardega enam ei saa aktiivset isa olla. Kui vanad nemad on sul? 21. Mis isa see enam seal oled, eks ole. Nii. Ja siis, mis minu jaoks on nagu väga tähtis ja ma ei kunagi nagu väsi sellest rääkimast, on see, et ma olen tervisesportlane. Või siis saavutus tervisesportlane. Et see saavutus ikkagi on sulle oluline? On, jah. Võistlusmoment on oluline. Sa oled teinud üle 70 filmi. Ma tean sind ju pikalt. Me ei ole niimoodi lähedased tuttavad, ma olen su filme näinud, aga et sa neid nii palju oled suutnud teha, see tähendab, et sul on ikkagi olnud mingi kullasoon või mingisugune õige asi on sul olnud nagu kuklas või kuidagi nagu mõtetes. Ma ei tea, see 70 kõlab nagu ehmatavalt. See oli Wikipedia minu arust ütles niimoodi. Võib see olla, vastab see tõele? Või on see koos reklaamfilmidega? Ei, reklaamfilm oleks rohkem, eks ju. Reklaamfilm oleks mingisugune 100. Aga kes need enam mäletab, on ju? Sest ma hakkasin vist aastal 98 tegema telereklaame. Aga ma ei tea, 70 tundub küll liialdus, äkki mingisugune 35 võib-olla. Aga kui sa saad võtta need, kui võtaksime need 35 siia ette, kui paljud sa neist tahaksid ümber monteerida? Päris paljud. Ausalt öeldes, päris paljud. Mis esimesed 2 meelde tulevad? Ei, ma võtaks kõik ette, aga ma niikuinii seda ei tee. On nagu ma tean, et Lätis on üks legendaarne dokfilmi tegija, kes kogu aeg nagu tüütab kõiki sellega, et ta sajab sinna sisse ja tal tuleb mingisugune mõte, kuidas oma 15 aastat tagasi tehtud filmi võiks natukene parandada. Tal öeldakse, jäta see film, nüüd, kus ta nüüd on, eks ole, lase poisil kasvada, eks ole, sest filmid on nagu lapsed, eks ole. Nad peavad iseseisvaks saama, see enam ei tohi nüüd torkida. See on sama, kui ma tegin kunagi Eesti top 7 ja väga huvitav oli kohtuda nende kodustuudios helitegijatega või muusikategijatega. Nad tegid oma esimest albumit või teist albumit, ma ei tea, 5, 6, 7 aastat, 10 aastat. Ja siis ka niimoodi kuidagi värisevate kätega avaldasid selle. See on umbes midagi sarnast. Kindla peale, jah. Ei, ma ise olen perfektsionist igal juhul enda filmide puhul, on ju. Ja alati on niimoodi, et peale esilinastust, kui sa nagu esikal näed seda, sa tead, mis oleks võinud teistmoodi teha, et tegelikult tahaks veel midagi muuta. Ja tegelikult ma olen isegi muutnud peale esilinastust, aga veel nagu aastaid hiljem, siis me küll enam nagu ei torgi. Tuleb lasta minna. No, aga üks, mida me saame ümber monteerida, on oma elu ja oma mõtted. Ja. Aga alustame sellest nagu algmaterjalist, et sa oled sündinud Lamedal maal. Ma täpselt ei saanud aru, kus koha peal see flat area siin Eestis on, kus sa sündinud oled. See on Rõngaslinn, Väike Õismäe. Ahaa. Ei enam lamedamat olla ei saa. Seal on üks auk on ka käisel. Jaa, see auk sinna tehti tegelikult, sest kui mina käisin esimeses klassis, siis seda auku veel ei olnud, siis oli seal üks soine tühermaa ja siis sinna tehti see auk. Ja sinu sünniaasta on umbes 70 keskpaik. 3. 73. See on päris raju aeg. Söödi seda, mida oli ja ma kujutan ette, et kuidas tervisepordiga teie peres oli või üldse, kuidas elu vaadati? Mina olin, kuna ma olin Õismäe poiss, siis meie nagu väärtused kujundas kehalise kasvatusõpetaja Jõudna, Kalle Jõudna, kes oli tõstetreener ja tema nagu kehtestas need väärtused väga nagu tugevalt ja isalikult. Ja minule kuidagi need meeldisid. Nii et Jõudna alati küsis, kui meil oli see
kehalise kasvutunni rivistused, kes käivad trennis, eks ole. Ja kes ei käi trennis ja miks ei käi, eks ole. Meie klassis oli ainult üks poiss, kes ei käinud trennis. Nii et ühesõnaga, et see nagu spordi tegemine, mis ma pean kohe nagu hüppama nüüd 5 aastat edasi, kui ma läksin keskkooli, läksin kinoklassi Vestolme keskkooli, siis mulle tundus see nagu täiesti ebacool, millega ma olin tegelenud, see spordi tegemine, no täiesti. Siis ma olin kuidagi nagu, tundus nagu hipilik lodev olelemine tundus nagu palju coolim, on ju. Aga midagi saa teha, et ikkagi tegelikult nüüd täiskasvanud eas ma järjest rohkem nagu samastun selle õpetaja Kalle Jõudna väärtustega, nii et ma arvan, et see, et lapsed liigutavad, see, et minu poeg käib jalkatrennis ja teeb seda siis nagu 4 korda nädalas pluss nädalavahetuse võistlused, on ka minu arust nagu väga okei, et kogu see vaimne pool, see tuleb sinna juurde, aga ma arvan, see aktiivne põhi peab olema. Aga see oli pigem siis selline kooli surve või kooli, ma ei tea, mõjutus. Ei, ma arvan... sa mõtled oma kodu peale, et mis tüübid su vanemad olid või on sul õdevendi, ma ei tea? Mu vend on küll, kes ei ole trennis käinud, sest ma arvan, et tema klassis ei olnud seda võib-olla sellist nagu spordi tegemise vaim, aga minu klassis oli see. Nii et meil oli nagu täiesti normaalne, et kõik kõik vihtusid sporti teha. Aga vanemad? Minu isa oli haige juba, minu isa on juba surnud, 96. aastal suri. Ja tal oli ikka nagu pikk autoimmuunne haigus, mis ei lubanud tal teha, kuigi ta oli lapsena ja noores peas oli väga hea võrkpallur. Et isa ka mitte nagu julgustas sporti tegema. Et ühesõnaga, et ma siis tulen lamemaalasena väike Õismäe Rõngaslinnast, kus nagu sporti tehti ja see oli nagu tegelikult nagu ainuke nagu väärtus üldse, eks ole. Kõik muu oli siin sekundaarne. Aga see on huvitav, sa oled teinud ju tegelikult ka, sa teed praegu ühte noorsofilmi, mis on tegelikult esimene, või on sul neid veel olnud, Sigade revolutsioon, siis Musta pori. Tagurpidi torn. Mis on siuke nagu tume siuke lastekas, eks ole. Ja siis ma tegin ühe laste jõulufilmiga Indoneesias. Okei, aga ma ei tea, kui nüüd vaadata seda ikkagi see mingi grupi surve ja see, et mis punti sa satud ja kuidas see gruppi inspireerib, on ju. Et kuidas sa oled seda ju filmitegijana pidanud nagu läbi valgustama või nagu kuidagi mustvalgelt ette võtma, et räägi, kuidas see tuleb ja meid ju vanematena huvitab see, et kuidas seda oma võsukesi nagu aidata sinna sellesse vaibi. Ja huvitav, see on tõsi jah, et sõprade surve või see, millist maailma või mis väärtusi su sõbrad sulle eluteele kaasa annavad, on suurem ausalt öeldes kui vanemate poolne. Isegi kui sa vaatad mingiseid väliseesti perekondi, siis uued väliseestlased, eks ole, kelle lapsed käivad sealses koolis, eks ole, siis tegelikult nagu lapsed ju suhtlevad rohkem oma välismaalastest eakaaslastega, ka nende keel on oluliselt mõjutatud sealsest kohalikust keelest, eks ole. Nii et ühesõnaga, et juba see annab väga selge indikatsioon, eks ole, kellega lapsed rohkem suhtlevad, mis on nagu nende päris maailm, on ju. See, mis nagu kodus kaasa antakse, võib-olla on sellised nagu üldised humanistlikud nagu printsiibid, eks ole, et sa ei, ära tee kurja teistele, eks ole, aga ka sõbrad võivad selle ümber vaadata. Ümber defineerida, väärtusruum kujuneb ümber. Aga kuidas vanemana sa tahad ikkagi nagu seda kõike mõjutada ja painutada ja et mis on ikkagi see meie lootus, et ei saa ju lihtsalt käed rüppes või käed üles tõsta, et las ta siis läheb, las ta siis vonkleb seal sängis, voolusängis, mis saatus tahab. Ei ikka üldiselt need humanistlikud väärtused on ikka tähtsad ja ka ilmselt nagu selle põhjal laps saab tõenäoliselt natuke oma sõpruskonda ka kujundada, on ju. Ja see, et vanemad ütlevad, et ära sa nende lastega suhtle, eks ole, on täiesti hea tahtega öeldud, eks ole. Nii palju me saame ikkagi tegelikult nagu mõjutada ja see, et kodus tulevad, ma ütlen, et need üldised humanistlikud printsiibid, eks ole, et laps saab ikkagi aru, mis on nagu õige ja vale, eks ole. Et see ei ole päris nagu tänaval kasvanud laps, eks ole, kes puhtalt nagu teeb seda, mis talle öeldakse. Kas sinu laps läks jalkatrenni ise või sa suunasid ta sinna? Minu laps tahtis minna, ta oli 5-aastane ja siis
ja siis me sattusime Nõmme Kalju trenni vaatama. Ja siis ta oli täiesti ta oli võlutud. Ta võis vaadata, võiski vaadata, kuidas suured poisid jalkat mängid ja siis ta ütles, et ta tahab sinna minna ja läks. Meil algas see jalkakaartidest. Ehk siis oli mingi jalkavõistlus, olid mingid jalkakaardid ja siis tuli ka see Nõmme Kalju, mis on mu kodu lähedal samamoodi ja siis oli täiesti, see oli nii, niisugune obsessioon või täiesti kinnisidee, mis kannustas sinna minema, et mingisugune cool faktor oli seal juures, et jalgpalli, ma ei tea, kas need olid särgid või oli see lihtsalt see glamuur, mis jalgpalliga kaasas käib, et see kõik toimis ja see on vägev. Sest sellel aastal, kui minu poiss, kes oli siis 5, just oli olnud see koroonajärgne Euro 2020, kutsuti seal 2021 tegelikult, eks ju, aasta hiljem. Itaalia oli võitnud selle. Ja sealt tuli kuidagi jalgpalli vaimustus ja siis see see oli täiesti loomulikult tuli. Ja see ei ole kuhugile kadunud see kirg, et kõik need jalka YouTuberid ja kõik on tema see igapäevane menüü. See influence või see mõjutustegevus käib igast tasandist. Kas sa vaatad aga koos mänge ka? On see sulle ka huvitav? Jah, me vaatame küll, jah. Selles mõttes minu siuke igikestev läbi kõikide hooaegade seriaal, ainuke seriaal, mida ma vaatan, on Inglise Premier League, eks ole. Ma teisi seriaale ei jõua vaadata, aga minu jaoks kõik need suhtedraamad, see on kõige huvitavam seriaal ja me pojaga väga hästi jälgime seda mängu. Kas seal on ka jalgpallurite naised mängus? Ei ole ausalt öeldes, need meid ei huvita. Kui sa sattusid sinna Vestholmi kino tegema ja see pilt oli teistsugune, et seal ei olnud enam vormis dressides noorukid, jalas Hiina ketsid või mis iganes sellel hetkel olid Vietnami ketsid. Kuidas sa seal kohanesid või kuidas sa selle uue pundiga adapteerusid? Seal mulle tundus jah, et Konfutsius, Lao Tzu, Rabindranath Tagore on 1000 korda huvitavamad kui spordi tegemine. Ja kuigi jah, meie õpetaja Helle Karis suunas meid karateed tegema ja joogat, siis see oli ikkagi pigem siuke nii-öelda vaimsete väärtuste põhine, eks ole. Nii et ma ikkagi salgasin maha oma Õismäe lapsepõlve. Mul oli lausa piinlik seda teistele rääkida, kust ma olen pärit, mida ma seni olen teinud, eks ole. Aga pole midagi, see tuleb tagasi. Ühel hetkel see lapsepõlve, need põhiväärtused ikkagi püüavad su kinni. Sina konksotsa sattusin ma siis tegelikult umbes siis 15 aastat hiljem. Seda me jõuame veel selle pöördeni, aga räägi, kus see tuleb, et mingid asjad, ma kujutan ette, et see filmi seltskond sellele ajal, see oli ju 2000 round umbes, kui sa seal toimetasid. Ja just, vabandust, ja siis ma läksingi sealt kinoklassist, ma kohe sujuvalt otse filmikooli. Sa läksid täiesti ju, kus oli alkohol, suits, elu põletamine, oleme kaua üleval. Et see on täielik allakäigutrepp. Absoluutselt, jah, on. Ja tegelikult on see ikkagi muster. Nii palju, kui ma ikkagi olen oma sõpradega, keda nüüd on päris palju tekkinud ka sportlaste hulgas või harrastussporditegijate hulgas, kõigil on see sama muster. On mingisugune 15 aastat mingisugust elu põletamist. Ja siis tullakse tagasi sinna, kus on tegelikult hingel hea. Aga see on huvitav, et me tegelikult oma saadetes oleme rääkinud nii telesaates kui et ärme pane sinna täiega, et jätame väikse varu, et siis on lihtsam, kui 40 ette tuleb, et sa ei lagune nii kõvasti. Et kus see psühholoogia tuleb või miks on vaja ise seal ma ei tea, kuskil põhjas ära käia või ennast ära tükkideks. Tavaliselt öeldakse, et mehed hakkavad mõtlema siis, kui on esimene mingi insult ära olnud. Ma ikkagi pakun seda, et minul umbes 31. 32. eluaastal tuli see tavaliselt niimoodi umbes tuleb, mul oli 33, on ju. Umbes nii, jah. 33 on kuidagi, jah. Niisugune maagiline. Täpselt, on ju, jah.
et mul tõenäoliselt oli ka kuskil 33 kandis hakkasin ma väga siis ma ostsin endale oma suusad taas, eks ole. Nii et võib-olla jah, kui ma sammusin Sportlandi sisse, ütlesin, et mulle need suusad 33 aastat, see oli siis nii-öelda see 33 aasta see vaata, et tähtsündmus, see oli pöördepunkt. Ma ütlen sulle ühe numbri veel, see on 27. See on maagiline, see on see, kui on väga palju rockstaare hukka saanud. Alustame Jimi Hendrixist ja kõik need sinna ritta. Ma mäletan, ma rääkisin ühe klavkamehega, kes ütles, et küsin, mis tunne on, kui 27 läbi sai, ütles, et päris hea tunne on. Et ma ei tea, kuidas tal täna läheb, aga elust on igatahes. Et see on sama. Aga mis sa arvad, me peame inimestena ise ei usu enne, kui ise oled läbi kogenud selle või? Või mis on see, mis paneb inimest minema poodi ja võtma siis, andke mulle need suusad või andke need trossud või andke need lühkarid? See on ikkagi mingisugune äratundmine ja minule tuli see täiesti šokina see, kui minu hea sõber Katrin Kissa, ma pakun, ma võisin ka olla siis 31 äkki või, kutsus Kõrvemaale suusatama. Ja mulle tundus see mõte nii naljakas. Kuidas ma nüüd lähen suusatama? Ma pole 15 aastat suusatanud, see on jumel naljakas mõte. Ja see tundus nii naljakas, lihtsalt jaburad naljaka mõttena. Ja läksimegi siis, rentisime suusad ja issand jumal, mul hakkas, ma sain, võttis üks tõus, üks laskumine ja mul oli see, kuna ma olin palju suusatanud, mul tuli see kehasse kuidagi. Ja see oli siuke nagu see oli vau, see oli nagu mingisugune nagu taaskohtumine. Ja siis oli need ja ma usun, et see pühapäev Kõrvemaal, kui ma olin 31 aastane, eks ole, mis oli tõesti nagu naljaga, lihtsalt huumori pärast sai mindud. Ja siis tuli välja, et see oli nagu tegelikult see taaskohtumine. Te käisite Kissaga siis kahekesi seal või? Olid veel igast rahvast oli kaasas, kes ka tulid nalja tegema sinna, eks ole. Aga teised ei jäänud sinna pidama? Ei. Nii konkreetselt vastasin. Ma nägin Kissat just hiljuti, ta nägi ka suurepärane välja. Minust tõesti Kissa oli sellest filmiseltskonnast, kes pidas lugu mingisugusest külmas vees ujumisest ja sellised huvitavad nagu... Siis veel mitte, aga igatahes mingisugune tervise või see oli lihtsalt pull või? Ei, tead, see oli ikkagi nagu kvaliteetne pühapäevane meelelahutus. Lumi oli maas, eks ole, ja miks mitte suusatada siis? No miks mitte avangard? jah, just, tundus jumal punk, tundus see mõte, eks ole. Aga 30, sa oled see tegelikult juba, sul oli vedas, sul olid mälus olemas need asjad, liigutused, ma kujutan, et tehnikat sa ei pidanud hakkama õppima. Aga kuidas seda teha nagu sujuvalt, et see ennast ära ei lõhuks, sest see lõhkumise komme on meil ka meestena. Liialdamise komme selles mõttes. On küll, jah. Ja ma ütleks, et ülekoormusvigastused on üks põhiline asi, mis tegelikult ka mul on väga sage külaline, et lihtsalt paratamatult pead tööd ka tegema, ja siis kuidagi kui tekib mingisugune vaba aeg või vaba nädal, vaba periood, siis kõik need tegemata sporditunnid katsud sa ühe korraga ära teha, Ja siis see heaolu hormoon, mis nagu kehasse tulvab, eks ole, see nagu sunnib rohkem ja rohkem ennast piitsutama ja see ongi ülekoormusvigastus käes, eks ole. Nii et siin ei saa midagi teha. Muidugi alati õpid sellest justkui arvad, et õpid ja siis astud täpselt sama rahja peale. Aga ja siis ülekoormusvigastus on iseenesest üks väga huvitav asi, mis paneb vaimu proovile, eks ole. Saab teistele lihasgruppidele teha sellel ajal ka, eks ole, et nad päris nagu püssinurka ei tohi visata, eks ole. Aga tõsi, mida vanemas eas me oleme, seda rohkem me endale viga teeme. Et ma pakun see üle piitsutamine või üle treenimine ongi pigem siuke nagu 40 pluss või 50 lausa, eks ole. Kuigi me võiksime olla targemad, aga me tegelikult ei oska oma keha
suutlikkust või neid piire enam nagu täpselt nagu tunnetada. aga kas see võib olla midagi sellist, et mälus on ikka see, et ma olen nagu 20 ja ma ei lähe katki, on ju? Just. Et see on sama, miks me joome võib-olla 30-ndates rohkem, et nagu soolikad on kapronist, nagu minust Arvo Kukumägi ütles, et teda ei murra miski, et tal on kapronist organism. Ja võt enam selliseid koguseid ei lase läbi kehast. Et lihtsalt ongi spordiga, sa paned või üritad tagasi teha mingit kaotatud aega. Ma ei oska öelda, ilmselt muidugi ma kahetsen, et ma niimoodi lasin ennast käest ja ma tean, et ma iialgi sinna isegi nagu rahvaspordi teravasse tippu ei suuda ilma nagu suurte ohverdusteta minna, et tegelikult olen ma küll mõelnud, et oleks mul raha palju, et ma ei peaks filme tegema, teeks mingisuguse 5-aastase pausi, võtaks endale personaaltreeneri, eks ole, koos analüüsiks läbi, eks ole, mis võiks olla see treeningplaan, et mitte ülekoormus vigastusi tekitada ja siis lihviks ja siis ma tuleks rajale, eks ole, no siks fantaasiaga ma... siis on seal umbes 30 samasugust tüüpi. Aga tuleb tunnistada, see on üks kõige makusamaid mõtteid. Vabandust, see on lihtsalt väga südamlik lugu. Ma rääkisin ühel suusarajal ühe vanamehega, kes oli mingi 75 ja tal oli seal mingi punt sama ealised. Ta ütles, et nende elu ongi nagu üks suusalaager. Nemad teevadki seda kõike. Nad lihvivadki. Ja nad on väga edukad selles ja ma olen lihtsalt veel armastaja, kui sina oled kunagi olnud, et mul ei ole lootustki, ma isegi ei ürita nendega tuulde võtta, et kui nad tahavad muga rääkida, siis nad võtavad ise hoo maha ja kannavad mind endaga kaasas. Aga samamoodi, et mehed elavad selles rutiinis. See on mõnus. See on sulle tuttu. On, mida oodata. Aga kuidas, mis need esimesed sammud on? Ütleme, me tegelikult praegu suusahooaega ootame ja mõnes kohas Eestis saab juba sõita. Haanjas ma tean, et on võimalik sõita. Sa ise käisid ida pool. Mina käisin Mõõdaku rajal, Rakvere taga. Nii, see oli eelmine nädalavahetus. Et kuidas seda, ütleme, suuska on liigestele mugav. On. Et ta on hea, et ta on mõnus teha, värske õhk. Aga kuidas neid esimesi samme teha? Mis see selline ABC on? Proovi nüüd ennast viia tagasi sellest tippharrastaja maailmast. Jaa, et tegelikult on see suusatamise juures on jube tähtis, on tehnika. See on tegelikult A ja O. Suusatamine on ju tasakaalu põhine libisemine. Ja muidugi on ju tore alguses nagu ise rajale minna ja leiutada kõik need asju, sest sa oled ju nagu televiisoris kõike seda näinud või ka näed, kuidas kaassuusatajad sust mööda tuhisevad, eks ole, ja püüda nagu aimata neid samu samme. Aga jube hea on muidugi, kui keegi natukene juhendab. Kusjuures ma pean ütlema, et järjest rohkem, nüüd kui ma sõidan Harku rajal, eks ole, kus me sinuga ikka sõidame, on ju, Tallinna külje all, siis ma ikkagi tegelikult nüüd õpetan mõnda suusatajat. Kui ma näen, et oi, kuidas ta näeb vaeva, oi, kuidas ta rapsib, siis ma tegelikult lihtsalt hästi nagu kenasti olen küsinud, et kas tal on okei, kui ma talle ütlen midagi, eks ole, et ma näen, et siit on võimalik, eks ole, lihtsamalt pääseda, kui see rapsimine, mis sa teed, on ju. Et tegelikult on see niivõrd huvitav tegevus ja see ongi puhtalt nagu sa ise oled endaga metsas ja sa tegeled enda tehnikaga. Ja see libisemine, mis on tegelikult nagu inimesele hästi nagu mõnufaktor, eks ole, nagu siuke puhas nagu mõnutunne, mis tuleb sellest, et sa suudad ennast libisema lükata. Kujutad, et see on nagu väga ürgne värk, et kui see mingisugune aastatuhandet, ma ei tea, kui vanemad suusad on mingi 10 000 aastat, et kui need ürgeellased avastasid, et nad ei pea vedama seda, vaid nad saavad nagu korra siuhti. Et kujutad ette, see sama tunne on seal Harku metsas. Jaa, ma usun, et paljud on näinud neid videosi varestest, kes lasevad katuse peal liugu. Et see ei ole isegi mitte ainult inimestele see mõnutunne nii tähtis, vaid isegi targad linnud, varesed, eks ole, on intelligentsemad linnud, eks ole, ka nemad lihtsalt lusti pärast lasevad liugu. Et see nagu see liugu laskmine ja libisemise annad hoo ja siis mingisugune nagu mõnutunne
tuleb sellega kaasa, eks ole, et sa saad kuidagi nagu liikuda edasi. Ma olen tundnud seda tunnet, kui sul on, ma ei tea, juba 4. treening järjest nädala jooksul ja see 4. päev sa mõtled, et ma lähen natukene, et lihtsalt sirutada ja siis saad aru, et see kõik toimib, see suus klippab ja siis lähevad need kilomeetrid viuhti. See on sulle tuttav? Mulle on see väga tuttav. Ikkagi kui lumi on maas, siis ma katsun nädalas 1 puhkepäeva teha ikka. Tubli, väga hästi. Tehnika, leia endale see mentor, kes on valmis natuke sind aitama, libisemist turgutada. Mis veel? Seal on tehnikasport, kust seda saada, mida teha, kust infot leida? Kust leida infot? Ja üks hästi oluline asi on see, et suusatamine on hästi nagu varustuse põhine. Ka siin on elu karm ja ebaõiglane, eks ole, et tegelikult mul on kahju nendest inimestest, kes lähevad suusalaenutusse ja võtavad sealt laenusuusad ja laenusaapad. Ma pean ütlema, ma olen proovinud, ma ei oska nendega sõita. Nii et see, et nad seal raja peal ukerdavad, on tegelikult mitte nende süü. See tegelikult on, muidugi, jah, eks ole, muidugi ma oskan ka laenuvarustusega sõita, eks ole, aga need semisuusad, mis nad on siis, mis need, kombisuusad, eks ole. Kombi, need ei ole tegelikult mõeldud suusatamiseks ja need laenutuse saapad ei ole mõeldud tegelikult suusasaapasteks. Võin ma täitsa kindlalt öelda, ma eelmine talv korra proovisin ja tõesti võttis nagu nõutuks, et kuidas on see tehas suusasaapaste nime all need saapad välja andnud ja miks sellised kombisuusad on üldse tehtud. Et see tegelikult on hästi, hästi palju ikkagi nagu heas suusavarustusest on sõltuvuses. Ja ma arvan, et näiteks kuskil Kõrvemaal on jällegi hea suusavarustus. Nii et jah, et kui sul ei ole oma suuska, siis tegelikult uuri, kas on nagu hea suusk, mida sa võtad. No ja tegelikult minu kogemuses võib öelda, et ütleme, kui see eelarve on, tegelikult me kulutame võtan lõunasöökide peale, palju sul nädalas läheb, võid süüa ära vabalt 200 eurot lõunasöökide peale, et selle 200-ga tegelikult saad mingi kasutatud decent komplekti kätte. Ma ei tea, võib-olla küll, jah. Ütleme 2 nädala sellega. Hoia kõhu kõrvalt kokku ja saad endale need suusad ja tegelikult see lust on hoopis teine. Ja, on, see on tõsi. Aga kuidas ikkagi alustada, et kas ma lihtsalt lähen sinna rajale, kuhu ma lähen või mis need sellised sinu nõuanded on? No mina ausalt öeldes läksin rajale, ostsin endale toona uisusuusad, sest uisutehnika on siiski nagu selles mõttes nagu lõbusam, eks ole, vähemalt nagu algajale. On palju pusserdamist, eks ole, aga sa saad selle nagu rajal kakerdades saad ikkagi kätte selle mulje, mis võiks olla uisustiil, et kuidas sa edasi liigud, on ju. Hiljem muidugi, ma ise alustasin ka niimoodi, väga palju nägin vaeva, aga ikkagi isegi see, kuigi mul oli täiesti algeline iseõppeline tehnika, isegi see tekitas selle libisemise rõõmu, eks ole. Nii et ütlen, et eks see igaüks saab nagu aru sellest, et kas see libisemise rõõm on see tema rõõm. Aga ma arvan, ma üldjuhul ütlen, et on, et see libisemine nagu meie kolleegid targad linnud varesedki katuselt alla lastes selle lõbu kätte saavad, ma usun, et see on ka inimestel okei. Aga mis see sulle vaimses plaanis annab, kui sa liigutad? Tead, ausalt öeldes mul on niimoodi, et siis minu pea on tühi. Ja see on nagu nii tähtis hetk minu jaoks. Räägi sellest. Ikka tegelikult olen nagu mina minu spordikell, kus ma vaatan oma pulssi, suusatades vähem pulssi ausatades, jooksedes rohkem. Ja siis vaatad enam kilomeetrit, vaatad tempot, eks ole. Ja muidugi see tehnika. Nii et tegelikult ma ikkagi olen paraku sellel tasemel, et ma nagu püüan saada oma sammu, oma selle tehnika ikkagi võimalikult heaks ja ta tegelikult see nagu paraneb alati mitte
ütleme siis nagu hooaja jooksul sügisest kevadeni. Et tegelikult ma arvan, et iga kevad on mul juba üsna okei tehnika. Ja see on ja jällegi see mõnu sellest ökonoomsusest, sest ega suusatamine tegelikult ei tohiks ju väsitada, eks ole. Isegi pulss ei tohiks kõrgeks minna, seepärast, et sinu liikumine on sujuv, ta on ökonoomne ja ta on suunatud edasi liikumisel, mitte küljed küljele rapsimisele, mida tihtilugu me algatajana teeme. Aga see, kui sa saad olla üksi metsas oma selle tehnikaga ja tunnetada seda nagu et oma veel hetkelist ebatäiuslikkust, aga lihvides järjest paranevat tehnikat, see on jube mõnus tunne. Et su, ütleme, argielud, sa monteerid praegu filmi, kogu see argi problemaatika kaob seal suusarajal ära? Seda ei ole sel hetkel, jah. Aga see tuleb kohe, sa lülitad nagu kohe, kui suusad on all, tuleb see sul klõpsti või see võtab ikkagi mingisugune 5 minutit? Ma ei lase sellel tulla klõpsti. Ma ikkagi tegelikult hoian seda üsna nagu kaua eemal, et tegelikult ma ei tegele ühegi probleemi lahendamisega seal. Ühtegi mingisugust montaažilõiget mul peas ei ole sel hetkel ja tavaliselt ma käin siis saunas, eks ole, ka saunas ei lase ma mingit jama veel ligi endale ja siis võib-olla koduteel äkki. Aga see on hästi huvitav, sest minul on täpselt vastupidi. Mul on see, et ma lähen mingisuguse tihtipeale kannan selle sinna rajale ja ma olen aru saanud, et mul on mingi 10 minutit, kus ma jõuan selle akuutse probleemi nagu ära lahendada ja siis need edasised tunnid lähevad nagu pilt läheb selgeks. Et mul on olnud selliseid olukordi, kus mul monteerija täpselt helistas, ma ju teen ka teletoodangut ja küsis, kuidas me selle lahendame. Ma ütlesin, ma ei tea, aga ma lähen käin suusatamas ära, siis ma ütlen sulle. Ma läksin, oligi mingisugune, kuidas mingit lugu jutustada või kuidas montida. Läksin sõitma natukene, siis mõtisklesin selle üle seal rütmis. See pilt tuli selgeks. Ma sain, mul on vastus käes, kõik, ma tegelen nüüd ainult selle rütmiga. Ilmselt on mul kuidagi natuke teistmoodi. Ma teen pea tühjaks, et saaksid tulla lahendused pähe, eks ole. Et ma tavaliselt need tuled duši all pärast. Võib-olla hakkad nagu mõtlema, eks ole, jälle. Ja siis on nagu pea mingitest räbumustritest tühi, eks ole. Ja siis saad tulla nagu lahendused sinna, eks ole. Et lihtsalt on oluline see nagu räbust pea puhtaks saada. Kuidas su treenimise kõrvale asetub toitumine ja alkohol? No ma pean ausalt öeldes ütlema, et ma järjest kaugenen alkoholist. Ma lihtsalt mu trenni hooajal ma tegelikult ei joo. Ma ei jaksa juua. Isegi ausalt öeldes siin paljud joovad, võtavad ühe õlle peale trenni. Ma isegi ausalt öeldes seda ei taha. See on ikka täiesti nagu alkohol ei kuulu sinna ja mitte sellepärast, et niimoodi on öeldud, et ära joo alkoholi, vaid lihtsalt keha ei taha seda lihtsalt. Võib-olla punast veini natukene, võib-olla klaas nädalas, tõenäoliselt mitte rohkem, sest kuidagi nagu keha üldse ei taha tegeleda mingisuguse võõra substantsi selle ära lõhustamisega kehas, eks ole. Miks sa sõidad vahepeal mitusada kilomeetrit järjest suuskadega? See on mul on üks suusamaraton, kus ma käin. See on tavaliselt magustoiduks. See on siuke nagu hüvasti, et suusahooajaga. See toimub Jokkmokkis Põhja-Rootsis. Ja see on Jokkmokki maraton, mis on 220 kilomeetrit. Ja seda suusatatakse umbes, sõltub, eks ole, lumeoludest, ütleme 16 kuni 18 tundi sõidan mina tavaliselt. Ja selle 16 ja 18 tunni jooksul on kõige, see mõnu, et sa tegeled ainult oma selle, ütleme siis nagu tempoga, võib-olla vaatad, kuidas libisemine on, eks ole, miks see nüüd ei libise, kuidas nüüd nendes oludes siin paremini libisema saada, mis on hästi oluline. Kas hakkab pimedaks minema juba? Kas on aeg pealamp panna tööle?
et tegelikult nagu selliste nagu ellujäämismõtetega ja see on nagu kõige nagu suurem ja kõige mõnusam preemia üldse selle nagu suusahooaja eest. Ja tavaliselt, kui see nagu läbi saab, teinekord on varbad võetud külmast, teinekord on läbi märjad jalad, aga siis see on, ütlen, et see nagu mõnutunne, kui sa oled nagu selle väga pika katsumuse läbi teinud ja tegelikult nagu suusatajale ei ole midagi mõnusamat, kui sulle tõesti legaalselt antakse võimalus sõita 18 tundi ja keegi ei hakka paluma, et tule rajad maha nüüd, eks. See on väga, väga huvitav. Kas sa soovitad suusatamist inimestele? Mina soovitan seda väga. Ma ikkagi, kuigi ma tegelen ka suvel jooksmisega päris palju, maratonidel ja ka ma seda soovitan väga. Aga kindlasti on see suusatamine üks asi, mis tuleb kuidagi nagu ära tunda. Ja võib-olla tõesti ma kõigile seda ei soovita, sest aga esialgu ma soovitan, eks ole, igaüks ise tunneb ära, eks ole, kas on talle või kas see kõnetab teda või mitte, aga üldiselt jah, et kõik liigesed, mis põrutamisel on valusaks elus jäänud, eks ole, need lihtsalt saavad mõnusalt pai, kui sa suusatad. Suurepärane. See oli väga inspireeriv selline jutlus. Kas sa oled parem inimene sellepärast, et sa liigutad? Kuidas sa ise tunned? Tead, ma arvan, et ma üldse tahaks uskuda, et ma olen hea. Ma olen ka koolis olin hea poiss. Mul oli käitumine alati eeskujulik. Kurja teadlikud kellelegi juba teinud. Aga ma arvan, et ma nagu vaimse tervise mõttes olen kindlasti kuidagi nagu tervem ja ei lase võib-olla mingisugust nagu muremõtet või stressi ligi, sellepärast et ma käin ennast kuidagi tühjendamas nii regulaarselt, et mingisugused nagu ei teki mingisugused see on see sama räbu. Meie räbu ei teki, jah, just. Et see on see, mis lööb klaariks. Ja kui see räbu tekib, siis ma ütlen, et kui peas on seda räbu nii palju, siis kõik sinna lisanduv tundub nagu häiriv, eks ole. Sa oled nagu räbu täis ja siis tuleb üks probleem, eks ole. Ja see viib su täiesti endast välja, sest see peab ka sinna nagu räbu sisse ära mahtuma kuidagi. Nii et seda tuleb ikka nagu tegeleda meditatsiooniga. Aga ma ütlen, et ka need, kes joogaga tegelevad, ma arvan, et on ka väga õige rää. Lihtsalt minu jaoks jooga ei ole nii huvitav, sest ta ei tee higiseks piisavalt ja keegi ei võta aega. Mulle see võistlusmoment on ka super tähtis. Aga kui ära võtta sult aja võtmine, kas siis sul hakkab halb? Ei, ma arvan, aga siis ma tegeleks ka just nimelt selle nagu täiusliku tehnikaga, millega ka tegelikult nagu joogas tegeldakse. See kõlab väga ilusti. Sa väga ilusti räägid suusatamisest, mida ma samamoodi armastan. Aeg on armutu, nüüd oleme jõudnud viimase küsimuseni. Ma olen seda kõigilt meestelt küsinud, kes mul on siin käinud ja kogu see jutt võib-olla keerlebki selle ümber, aga võta kokku. Mida teed sina oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? No, mina arvan, et ma tegelen üsna selle egoistliku, minu selles mõttes nagu pereelu mõttes egoistliku tegevusega, ehk siis liikumisega, suusatamise või jooksuga, mis võtab päris palju aega, päris palju minu pereaega. Selle võrra vähem saan ma tegelda oma lastega, oma perega. Kodus saan olla päris vähe, sest ma pean liigutama ennast. Aga ma kujutan ette, et jällegi siis ma annan jällegi oma selle kohaloleku, kui ma siis tulen trennist või võistlustelt või reisid tagasi, siis ma kuidagi ei ole närvipundar või vähemalt nagu seda ma olen küll nagu püüdnud kodus. Ja tegelikult mul on selles mõttes nagu staažikas isa, ütleme siis 20-aastase staažiga, olen seda püüdnud küll
nagu täiesti teadlikult endale nagu öelda, et kui sa nagu kodus oled, siis ära oled telefonis või arvutis, eks ole, et siis ajavad lapsed oma täiesti inimlike soovidega, et tee nüüd midagi, siis nad ajavad nagu närvi, sest siis nad on segajad. Ei, hoopis see telefon või arvuti on segaja, et anna siis maksimumaeg oma perele ja naudi seda. Kuldsed sõnad. Aitäh, Jaak, et sa tulid mulle külla ja ma tahtsin veel seda Jaan ütles mulle ühe sellise tarkuse, mida tema sinult õppis, et ära muretse, see on ju kõigest film. Jaan oli mures oma filmiga, et tegelikult tähtsad asjad on tähtsad. Tähtsad asjad on tähtsad, jah. Ja see film on tegelikult üks mäng, on ju. Et seda mängu ei saa ka liiga tõsiselt võtta, et selles nagu filmi tegemise juures on ka nagu see mängumoment on hästi tähtis. Taas need varesed, kes lasevad katuselt liugu alla, eks ole. Olgem siis ka nagu varesed ja laskem liugu. Aitäh!